Need on Pipelife'i PPHT hoonekanalisatsiooni torud ja liitmikud. Need on mõõdus 32 kuni 110 mm. Torud ja liitmikud mõõtudes 32, 40 ja 50 on saadaval valget värvi ja torud ja liited mõõtudes 50, 75 ja 110 on saadaval halli värvi. Ehk siis mõõdus 50 on tooted saadaval nii valgena kui ka hallina. Kõik need tooted vastavad standardile EN 1451. Tihti küsitakse, milliseid hoonekanalisatsiooni torusid ja liitmikke võib paigaldada pinnasesse ja betooni. Seda reguleerib tegelikult seesama EN 1451 standard, kus on toodetel erinevad kasutusalad. Kasutusala saab olla kasutusala B, mis tähendab, et neid tooteid võib paigaldada hoone sisse. Kasutusala D, mis tähendab, et neid tooteid võib paigaldada pinnasesse ja betooni ja kuni 1 meeter hoonest, ja kasutusala BD, mis ühendab nii kasutusala B-d kui D-d, mis tähendab, et neid tooteid võib paigaldada nii pinnasesse ja betooni kuni 1 meeter hoonest kui ka lihtsalt hoonesse. Seesama standard ütleb ka seda, et kasutusala BD saab olla ainult sellisel tootel, mille läbimõõt on 75 mm või suurem ja mille jäikusklass on S16 või parem. See kasutusala on märgitud ka iga toote peale. Ehk siis tootel on peal märgitud kas kasutusala B või kasutusala BD. Eelnevalt rääkisin ka jäikusklassidest. Pipelife'i hoonekanalisatsiooni tooted on saadaval 3 jäikusklassis: S14, S16 ja S20. Mida suurem number, seda väiksem jäikusklass tegelikult. Ehk siis S14 ja S16 sama läbimõõdu puhul on paksema seinapaksusega ja on suurema jäikusklassiga kui S20 tooted. Aeg-ajalt tekitab ka segadust see, et kas erineva jäikusklassiga, näiteks S14 ja S16 tooteid võib omavahel ühendada. Võib küll, sest tegelikult kõige olulisem on selle juures kasutusala ja see määrab, kuhu seda toodet paigaldada võib. Seega S14 ja S16 tooteid võib täiesti vabalt omavahel ühendada ja kui nad on läbimõõduga 75 või suuremad, siis nende kasutusala on BD ja neid kõiki võib paigaldada pinnasesse ja betooni. Hoonekanalisatsiooni süsteemi puhul on tegu isevoolse süsteemiga. Nagu näha, on tegu muhvtorudega, mida saab lihtsalt üksteise sisse ühendada. Kõikide isevoolsete süsteemide survetaluvus on 0,5 barri, mis tähendab 5 meetrit staatilist veesammast, mis enamjaolt võib tekkida püstikutes, eriti allotsas. Nagu eelnevalt rääkisin, siis kasutusala BD torusid ja liiteid võib paigaldada kuni 1 meetri kaugusele hoonest. Seal tuleb teha ühendus väliskanalisatsiooni torustikuga, mis tavapäraselt on näiteks valmistatud PVC-st. Pipelife lubab ühendada hoonekanalisatsiooni torustiku väliskanalisatsiooniga, kuigi tegu on erinevate materjalidega, siis kui läbimõõt on torustikel sama, siis võib selle ühenduse seal teha. Selline ühendus jääb veetihe. Hoonekanalisatsiooni paigalduse osas on väga oluline osa ka klambrid. Täpsemate juhiste saamiseks klambrite paigalduse osas tasub tutvuda meie hoonekanalisatsiooni tootekatalogiga. Väga lihtsustatult paigaldatakse tavapäraselt fikseeritav klamber muhvi alla ja edasi sõltuvalt torustiku läbimõõdust ja sellest, kas on tegu horisontaalse või vertikaalse paigaldusega, maksimaalse lubatud vahemaa tagant liugklamber. Aga kõik see info on olemas meie tootekataloogis. Kõikidel toodetel, nii torudel kui liitmikel on peale markeeritud nii selle toote jäikusklass, kasutusala kui ka standardinumber. Lisaks on siin loomulikult ka toru välisläbimõõt ja seinapaksus.